Tšauki! Sorry, mul on siin totaalne segadus, aga ma mõtlesin, et ma teen sellise update'i, sellise, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Aga mul on nüüd neljas päev puhastust. Nii, eile ma tegin selle tantsuvideo, no seda saad vaadata, see läks nagu 3. päeva arvesse. Aga ja eile mul läks ka väga hästi selles mõttes, et mul oli tuju hea ja õhtusöögiks, muidu mul oli pidi olema see supp ja juurviljad, aga mul ei olnud isegi õhtul kõht tühi ja ma sõin ainult marju, kirsimarju ja ma sõin neid väga palju. Ja see oligi põhimõtteliselt mu õhtusöök. Ma tundsin ennast väga hästi, kui ma hommikul tõusin, siis mul oli tõesti kõht tühi. Nüüd ma sõin seda smoothit. Mul on siin kõik praegu laiali. Mul on nätu aega, et videot teha, nii et ma kasutan kohe võimalust. Ma ei hakka siin sinule midagi ilutsema. See ta on nii nagu ta on. Ja ma tegin smoothie ja ma nüüd sõin seda. Jube täitev on. Ja nüüd, mis ma tahan öelda, see puhastus on lihtsalt nii tore ja see toimib. No ma ei tea. Mul juba eile ei olnud enam allergiat, ma ei usu, et see sellest puhastusest on, mine sa tea, sest et ei noh, ma ei tea, igatahes jätta see mõte võib-olla välja, aga see, et ma joon kogu aeg seda sidrunivett, ma olen ikka kogu aeg hästi janune ja ma joon seda sidrunivett, ma käin kogu aeg vetsus, kogu aeg on nagu vissjäda ja kogu aeg saab, kõik tuleb nagu välja ja number 2 ma käisin eile vist mingi 4 korda. Ja see puhastub sellepärast, et ma ei söö ju eriti midagi, aga välja tuleb nii palju. See on lihtsalt nii tore. Ma lihtsalt mõtlesin, et vaata, väga raske on sellise asjaga alustada. Aga kui juba alustada, panna enda mõtte sellele, et ülejäänud aasta ma võin süüa ükskõik mida. See on ainult 6 päeva. Ainult 6 päeva, kuigi ma kavatsen, mis on minu jaoks väga oluline, et ma teen ka väljatulekupäevad. Ja see on puhastusest väljatulekupäevi, ma vaatasin, on 9 ja iga päev lisad mingi teatud toidu asja. Kõige võimane oli seal loomaliha, eelviimane oli linnuliha ja just kõigepealt oli kas mingi tatra lisad ja nagu hästi iga päevaga natukene rohkem, sest et kui jälle šokki panna sinna, et nüüd järsku sööd kõike, siis ta paneb jälle, mulle tundub ka, et ta saab nagu šokki, et või no, sa võid seda ka teha, see annab ikkagi, sellel on ikkagi mõju, et sa oled teinud selle puhastuse. Aga ma tahaks maksimumi, et kui ma olen juba alustanud, siis ma teen nii palju, kui ma saan. Ja samas see on nagu nii mõttes kinni, sest et ka esimeste päevadega on ja kui ma alustasin, eks ju, ainult nisu ja suhkru äravõtmisega, siis oli mul see tunne, abituse tunne ja see, et see nagu miski, nagu sellise, jah, see on nagu ebakindlus ja see ei ole nagu, asi ei ole tegelikult toidus, päriselt. Vaid asi on ju selles, mis minus on ja kui ma võtan selle liigne toit on nagu selline kark, või selline, mille peale nagu nõjatuda, et see alati aitab mind, aga et tähendab, et sul on midagi viga. Või nagu on mingi haaveks, või see on nagu mingi plaaster, mida panna haavale, aga haav sellest ei parane, eks ju. Et see on see, mis minus on olemas ja mis tuleb siis ülesse. Ja see, et äkki ma ei saa hakkama või keegi ei armasta mind või noh, sellised, ma võin sellest rääkida, sest et mul ei ole piinlik on ja ma tean, et kui mina sellest räägin, ma olen teinud ennast vabaks, et ma võin sellest rääkida ja ma võin sulle seda öelda, et sina saaksid seda lihtsamini teha. Ma loodan, et minu tegevus teeb sinu olemise ja elamise lihtsamaks, eks. Sest et ma ei pabista neid asju öelda ja mina tean lihtsalt, kui mina olen vaadanud igasuguseid videosi internetist, kus inimesed räägivad, ma ju saan aru, millal on nagu selline
näitlemine ja millal on inimene, et seda tegelikult tunneb ära ja videost ma saan palju rohkem kui mingist raamatu lugemisest või blogi lugemisest, sest ma näen inimest, ma näen, mis situatsioonis ta on, mis kontekstis ta on, ma saan kohe silmadest aru, kas keegi on temaga ruumis, kas ta, millal ta keskendub, no need kõik on ju tunda ja kui inimesed räägivad, avanevad, siis ma saan paremini avaneda ja ma loodan, et mina saan olla sinu jaoks see. Ja see tuleb siit üles selle puhastuse ajal ja tegelikult, kui saada enda mõtte selgeks, et need on lihtsalt mõtted. Need on lihtsalt mõtted. Kui palju ma olen olnud hirmunud, et äkki ma ei saa hakkama. Nagu see midagi sellist ei ole ju juhtunud. Neid samu hirme võib olla aastakümneid ja need jäävad lihtsalt hirmudeks, sest et midagi sellist ei ole juhtunud. Et nagu kas siis vaadata äkki sellest hirmust mööda, sest midagi ei ole juhtunud. Eks, et see on jäänud hirmuks, ta on olnud hirm ja on jäänud hirmuks ja mitte midagi muud. See on mõte. Nii, ja kõik see mõte, et ma olen abitu ja kui ma ei saagi süüa, miks ma ei saa süüa, see, mis minul oli esimestel päevadel. Kui sellest aru saada, et see on lihtsalt mõte, siis panna nagu, sest et ma ju tean, et ma saan hakata sööma, noh. Ja see tundub nii lihtne, aga selles hetkes see on igasuguste selliste vaimsete, ma ei saa öelda haigustega, aga häiretega või sest haigus on midagi muud on ja seal peab olema mingisugune ka kehaline, ma lähen liiga kaugele siin on ja aga mingid kehalised protsessid ja mingid kehalised ained, mis nagu ka võivad tekitada siin on ju asju, aga ja ma arvan ikkagi kõik on mõtlemises, aga noh, okei. Mingid kroonilised haigused on olemas, okei. Ma väga ei usu sellesse, aga okei, las ta olla. Ajasin liiga kaugele ma jutu, läksin natukene rappa. Aga et kui saada enda mõtte õigeks, siis tegelikult või väga pikalt nagu mitte süüa. Või nagu, see on kõik nagu mõtlemises. Aga see nagu selles suhtes ma tean, et ma ei pane üle. Ma teen nii, nagu see kava ütleb. Ma teen tõesti nii, nagu see kava ütleb. Ja mulle väga meeldib see kava. Sest et mul on alati see, et kui on ka mingi dieetvärk on ja ma ei saa nagu, mul on nagu väga kindlalt vaja öelda, seda söö. Sest et kui ma hakkan ise mõtlema, siis ma ei jaksa mõelda ausalt öeldes. Ma tahan lihtsalt mingit kava. Ja kui keegi on selle välja töötanud või kui ma teen ise endale kava, eks ju, ja siis hakkan tegema, sest mul on vaja väga kindlasti ette kirjutada, kuidas ma söön, sest et muidu ma hakkan selle protsessi ajal ise seda välja nuputama, see mulle ei sobi. Sellepärast mulle igasugused siuksed mullidieedid ei sobi, et natuke seda. Selle Marikase Blossfeldti puhastustel ma olen varem tegin ühte natukene teissugust, kus seda hapendatud juurvilju ei olnud. Aga ikkagi seal on väga, väga konkreetselt, mis need teevad, mida sööd, mida ei söö. Ongi kõik ja mulle nii sobib see. Ma lihtsalt tänan Marika Blossfeldti. Mul võib olla see smuuti siin hamba vahel veel. Hommik on, kell on 9. Ja ma lähen teen ühte töövärki nüüd. Ma ütlen. Natuke aega veel. Teen ma oma töövärki. Ja siis peab midagi juhtuma, sest et ma olen suhteliselt otsustanud, et kui mul on nüüd kui mul on need ma ajan siin suuri sõnu ja võib-olla põletan sildu, aga need tööd, mis mul praegu on, ma teen ära. Ja ma ei kavatse enda elus enam mitte kunagi töötada. Lihtsalt see ei vii mind mitte kuskile. Ja ma hakkan tegema ainult seda, mis mulle meeldib. Mis ei tundu mulle kui töö. Vaid mis on chill. Mis on see, mida minul on anda. Ja ma ei tea, kas see mul toimib. Aga töötamine ei ole mind viinud mitte kuhugi. See võib-olla siin räägib lihtsalt pettumus, aga eks ma vaatan.
sest et midagi peab juhtuma. Sorry, ma natukene putitan sind. Sellised mõtted on mul siinpool sood. Võt nii. Ja puhastus. Ja õhtud on tavaliselt puhastusel rasked, on ju. Eile mul ei olnud õhtu raske ausalt öeldes, sest ma ei tahtnudki seda suppi süüa. Või no, mul ei olnud nagu üldse kõht tühi, ma sõin lihtsalt neid kirsse. Ja aga kuna täna ma olen juba hommikul näljane, siis on natukene riski business, sest et ma ei taha nagu üle tõmmata. Võib-olla oleks pidanud homme sööma, eiles õhtul sööma, isegi kui ei olnud kõht tühi. Sest et ma ei taha alati see, kui minna üle võlli, siis nagu on järsku, et wow, ma pean peatuma või hakkab pea valutama või midagi. Et stick to the plan, nagu et jääda plaani juurde. Natukene võin improda, aga mitte väga. Sest et oluline on ikkagi see aeg, on ju, et mitte ma siin kohe täiega tambin, noh igasuguse asjaga, spordiga, et ei lähe nüüd täiega pumpama on ju jõusaali, vaid nagu kõik on nagu, kui on plaan, siis tuleks sellest kinni pidada ja võib-olla ma oleks pidanud eile sööma. Okei. Nii, see on minu update. Ja eks siis, jah. Nii, ma tahtsin veel lisada siia selle tööasja kohta, et mul on juba päeva nagu mööda läinud natukene, ma just sõin lõunasööki on ja minu puhastus jätkub. Ma sõin neid hapendatud köögivilju ja ma sõin seda juurviljasuppi. Väga hea. Selle tööasja kohta, kui ma ütlen on ju, et või ma lihtsalt mõtlesin selle peale nüüd on ju veel. Ja kui ma ütlen, et ma ei taha enam kunagi tööd teha, siis vaat igal inimesel on nagu oma mingi nägemus ja oma kogemused nagu ja mismoodi mina nagu neid sõnu öeldes, millele mina mõtlen, on kindlasti midagi muud. On kindlasti midagi muud, mida sina mõtled. Et ta on teistsugune, sest et mul on teistsugused kogemused ja minu mõttemaailm käib võib-olla teistmoodi, eks ju. Et ja ma võib-olla dramatiseerin üle, aga ei, ma ei dramatiseeri, aga oota, ma mõtlen, mida üldse öelda, miks öelda. Vaata, see videovärk, mida ma teen, see on see, mida ma tegema pean või see on see, mis tuleb mul kõige paremini, kus ma tunnen ennast kodus. Aga ma proovin nüüd mõelda, mida värki, sest et mulle meeldib see, mida ma teen. Samas mulle see ei meeldi, mulle ei sobi, mul on vist oluline kuidas ja miks. Et ma püüan praegu ise endale selgitada ja sulle nagu ka, et minu sõnu ei võetaks nagu valesti, sest et sõnu võetakse nii nagu ise tahad, aga nagu kuulajal ise nagu see kogemuste pagas on, et nagu minu ideaal oleks vist see, et ma teen videosid, eks ju, ja seda toodan, aga ma vist ei tooda kah. Et minu põhiala või minu ala olekski, ma ei tea, kuidas see saab olla võimalik. Ma lihtsalt, et mina olen piisav, et olla selles videos ja rääkida lihtsalt, mida mina arvan. Või on ju vaata olemas blogijad ja elavad sellest. Mina ei ole enda videoblogist veel nagu ühtegi senti saanud ja see on ka ilmselt sellest, et ma nagu ei planeeri vaata ja mul ei ole nagu plaani otseselt. Mul on nagu hägune. Aga ma tahaks, et minu mõtted, minu jutustamine ja tegemine oleks piisav. Et inimesed seda vaataksid ja ma saaks selle eest ka palka. Või nagu, ma mõtlen nagu üldse, miks raha on olemas, et nagu mille jaoks, eks ju. Et nagu päriselt. Et miks seda nagu vaja oli?
et kellelgi on, et okei, kaup kauba vastu, eks ju, aga enam see ei ole nagu ju nii. Või nagu sellest on saanud mingi illusioon mulle tundub. Ja need väärtused on nagu täiesti paigast ära või nagu seal polegi enam nagu väärtust. Et mille vastu, et kui palju seda mingit paberit, rohelist paberit mingi märgiga mingisuguse asja vastu, et mul on nagu seda, ma püüan nagu selgitada, mis värk on, siis ma võin öelda, et käi tööl, teeni raha ja elad, nagu seda saab ka nagu öelda, on ju. Aga ma ei suuda nagu väga või ma nagu ei saa, ma nagu lihtsalt ei saa seda teha miskipärast, ma ei tea miks ja ma olen püüdnud ennast sundida, aga ma ei saa, et sest et ma ei suuda hoomata nagu seda, mida on loodud ja kui ma ei suuda hoomata, siis ma ei suuda kaasa mängida, et ma ei suuda hoomata ära seda rahasüsteemi. Et ja see peaks olema lihtne. Aga ma miskipärast ma ei saa nagu aru, kust see tuleb, kuhu see läheb, mis see süsteem nagu on, kust ta nagu, mille eest see raha tuleb ja nagu algselt. Ma ei saa pihta ja sellepärast ei ole minu jaoks loogiline. Ja vaat mu aju käriseb selle koha peale, sellepärast kuna ma ei näe nagu rahal väärtust, siis mul on nagu väga raske seda teenida. Lihtsalt, oota, kuidas ma seletan? Sest et minu pea käib nagu teistmoodi, ma arvan. Et nagu, ma ei tea. See on üks minu elu, see on minu elu müsteerium. Ma ei ole nagu mingi depressiivne, et ma ei suuda töötada. Ma ei suuda ennast lihtsalt sundida. Noh, et elamiseks on vaja, on ju, et noh, ma üürin siin, on ju, et mul on vaja siin elamiseks raha, on ju. Või et kui on vaja transporti või üldse tööalaselt töö tegemiseks, on ju. Söögi saamiseks, no minu jaoks, mul on nagu silme ees minu oma maja maal, kus ma saan kõike ise kasvatada, ma ei pea nagu mitte millegile. Mul ei ole mitte millegile nagu kulutada. Kus mul on juba kõik nagu olemas ja ma kasvatan endale ise toitu ja oota. Sest et ma saan aru, et seda on ju vaja elamiseks. Ma nagu tahan mõista. Siin tuleb nutt miski pärast. Ma võiksin kõike teha, kui oleks mul arusaam, miks ma seda teen ja tahet. Vaat ma ei kräki seda koodi lahti praegu. Miks ma ei saa minna kaasa? Või kas see on äkki ühine tegemine, et see ei olegi, ega kõik ju ettevõtted ei ole mingid
luttijad ja mingid räiged pumpajad. Et ma saaksin enda tegevusega äkki, kuna ma siin räägin, ma olen nagu, et äkki ma saaksin mingeid riigilt või linnalt mingeid toetusi, kuna ma räägin Eestist ja ma räägin Tallinnast ja sallivusest ja ma räägin, ma ehk kuidagi, ma abistan inimesi võib-olla. Okei. Olles ise vaba, et ka inimesed saaksid olla vabad. Kuidas jõuan. On tore, kõik inimesed, kellega ma jutustan, on nagu väga heatahtlikud ja heasoovlikud ja vastutulelikud. See ongi tore ja mulle lihtsalt tead, mul on hakanud vaikselt välja kujunema minu nagu see eesmärk või mul on eesmärgiline tegevus natukene. Ja see on nii lihtne, et see tundub nagu, et davai, selle eest sa küll midagi ei saa või sellega sa küll ära ei ela. Ja minu kõigi tegevuste eesmärk ongi see, et inimene julgeks olla inimene. Julgeks olla tema ise, julgeks ja näeks, et see, kus me oleme või kus ma ei saa, ma panen enda isiklusse, sest ma kunagi ei taha nagu öelda, et siis sina või kellelegi öelda sina, sest et ma ei saa kellelegi midagi öelda, et mis sa oled. Ma saan öelda ainult enda kohta ja sellepärast ma toon selle enda poole tagasi, et aidata ka teistel näha minu pealt, et see, kus mina olen, kõige parem koht, kus olla. See, kus ma olen, see, kes ma olen, on kõige parem olla. See on kõige täitvam, see on kõige parem koht, kus olla. See, kuidas mina olen, nii käituda on kõige parem. Ja minu etteastetega on see ma nagu harjutan seda iseendas, seda, mida ma praegu räägin, on ju. Et ma ei planeeri ette, vaid ma olen see, kes ma olen. Selles hetkes ja minu jaoks on see elu võlu ja ja see inimestega suhtlemine ja rääkimine nendest asjadest, mis on olulised inimesele. Need võivad olla väiksed asjad, need võivad olla suured asjad, suured rõõmud, väiksed mured, suured mured. Et see lihtsalt, ma ei tea, ma lihtsalt tahan sellega tegeleda nagu kogu aeg. Ja ma leian, et minu videod ja minu blogi on see väljund ja see võimalus seda teha ja kui on, ma lihtsalt tahan seda teha enda jaoks ja teiste jaoks. Ja kuna ma räägin siin on ju pagulastest ja värkidest, et võib-olla leiab ka, ma ei tea, riigilt või et ma saaksin nagu enda tegevust ka nagu rahastada, et ja see ei ole nagu lihtsamat teed minek, et sest et on ju inimesi, kes ütlevad, et muidugi pead töötama, mis sa jurad, mina töötan. Aga
ma võiksin minna tööle, eks. Aga minu jaoks on suurem ületus, kui ma olen mina ise ja ma julgen teha seda, mismoodi mina olen. Teha enda asju nii, nagu mina olen. Ja kui keegi mulle ütleb, et mis asja sa pead töötama, et mõelda sellele, et aga mina ju töötan, et ma tahaks ka teha, mis mina tahan. Aga see jääb ju tegelikult alati julguse taha. Me ju teame, mida me tahame ju. See on meie südames. See on tulnud sündides kaasa või mingi lapsepõlve need unistused või need on ju kaasas ja kas kõige suurem ületus on see, et kas teha seda nagu kas julgeda riskida selle enda realiseerimisega või minna lihtsalt kuskile seisma, kuskile tööle, kindlast kellaajast kellaajani kontoris. Jääksid, see on seisak. See ei ole pingutus ju tegelikult. See on ju allaandmine minu jaoks. Et ma olen nii vähe väärt või et ma teenin parem siin ja õhtuti teen seda, mis mulle meeldib natukene poole kohaga. Ja ma teen hetkel seda, hetkel praegu see video on see, mida ma teha tahan. See on minu unistus. Ma elan praegu oma unistust. See lihtsalt võib-olla ei teeni mind praegu ära. Rahalises mõttes. Ma ei saa olla poole kohaga. Poole kohaga. Ma olen lausa veerand kohaga. Veerand kohaga ühes kohas, veerand kohaga teises kohas. Veerand kohaga kolmandas kohas. Ja see ma teenin tegelikult sellepärast, et ma saaksin tegeleda enda unistusega. Aga ma varsti ei jaksa enam. Ja ma tahan tegeleda ainult enda unistusega, sest ma olen seda väärt. Ja ma ei tea, kuidas see toimiks. Ma ei tea. See lihtsalt nagu peab toimima mingist hetkest. Alates. Mingist hetkest alates peab see toimima lihtsalt. Ja peab plaan olema, seda ma tean, et plaan peab olema, sest freestyle'i väga ei pane. Aga ma ausalt öeldes ei tea. Ma ei tea, mida planeerida. Sest et hirm on ju see, et kui ma nüüd ütlen enda järgmised tööd ära, on ju. Et siis mul pole nagu raha. Aga ma tean, et see on hirm lihtsalt. Ma arvan, ma lihtsalt... Mul on juba järgmised on ju ülesanded nagu ees, mis ma olen öelnud, et noh, vaatame. Ja ma vist ütlen need ära. Ja see peab olema nagu viimane kord. See on nagu kõikide asjadegagi, vana suhtegagi või noh, lähed veel kokku ja mõtled midagi ja äkki ja aga mingist hetkest on see nagu viimane, et noh, algul küll veel lähed vana juurde tagasi, aga millal on see viimane? See, et kõik läbi. Tõmbasin nostalgiliseks. Et jah, see on nagu mu enda otsus ju, eks ju, et oi, mul kokkusaamine 10 minuti pärast. Jäin siia jutustama, õnneks mul on siia lähedale minna.
Siis ma tulen tagasi kohtumisel, ma saan ühe asja, nii et ma teen ühe ettekande ka sulle. Olgu. No tšauki, käisin sellel kohtumisel ära. Nimelt, ma kruvin sulle alla ühe asja, siis sa saad mul statiivi peal seista, ma ei pea siis käsitsi hoidma. Ma kruvin selle sulle alla. Nii. Et ma sain kokku sellise meesterahvaga nagu Jaak Järvine ja ta tegeleb sihukeste filmivärkidega ja tema on hästi tegelenud selle minu filmi Võlutari leivapätside, mille olen mina lavastanud ja kirjutanud. Seda ta nagu saadab igale poole ja see film on saanud, see lühifilm, mis on minu ja minu tiimi film, on väga hästi läinud ja me saime uue auhinna. Seda ma tahtsingi öelda. Mul on need eelmised auhinnad kusagil kapis, oota. Üks on mul seal taga, ta on siuke nati suurem. Teine on selline, mingi unika värk on ja seekord oli festival Peterburis ja me saime esimese koha. Ja vaatame siis, ma ei ole veel seda pakki avanud kõike, siin on mingid lisaasjad. Kõik asjad sai sealt nagu mingid siuksed reketid, suveks, why not, see sulgpalve, ala midagi. Mingid värvid, issand jumal. Need on jumalast head värvid ju. Filmib. 6 värvi, issand jumal. Akrüül on see ju. Need on ju kallid värvid. Kuule neid, ma ei oska, ma ei ole kunagi teinud, aga why not. Nii. Siis tuleb siit välja selline diplom, palun väga. Njele, Hirsi puu. Vene lipp on peal, see toimus Peterburis. Ja see Jaak Järvine oli ise käinud seal kohal ka ja ütles, et väga soojalt võetakse vastu, et kõik see lugu ja kõigile see meeldib. No mul on seda väga hea kuulata. Nii, siis tuleb veel asju. Kalender. No kõik värgid, nii ja nüüd on. Ja nüüd tuleb siit ka midagi välja. Siin on selline mingisuguses karbis midagi huvitavat. Ahah. Selline. Nüüd peaks vene keelt harjutama, eks ju. Purkski. Sajus. Siit poolt. Issand jumal, minu vene keel, eks ju. Issand, kui pikk sõna. Neprofessionaalne kinematografiskov. Mitteprofessionaalne kinema. Eks ju. No need on nad koolis nagu tehtud lühifilmid, eks siis. Jah. Et meie koolis tehtud on siis selline. Vot. Nii et vaadake meie seda filmi, see on saanud väga head vastukaja ja mulle ikka aeg-ajalt nagu kirjutatakse, et väga tore ja head näitlejad ja jah. Nii et on väga tore, et keegi nagu jaksab nende festivalidega nagu tegeleda, et mina ei jaksa üldse või noh, ma ei suuda nagu mõelda mingi festivalide peale, et kui see kuskil keegi midagi teeb, mul on nagu väga-väga tore. Vot. Ja mulle ka meeldib see lühifilm, kuigi ma ei saa teda nagu nautida, sest et ma tean igat seda liigutust seal. Ja noh, ta on nagu siuke korralik töö. Ta ei ole väga minulik, ta on nagu tehtud.
ja see film tuli üsna nagu tugeva närvipingega seal meil tiimi siseselt ja noh, eks see on niisugune õppimise asi ka, et kuidas nagu tiimiga tööd teha, et see on nagu omaette asi ja kõik ei sobigi ja väga palju on ka nagu suhtluses kinni, et väga palju asju tuleb läbi rääkida ja et nagu inimeste tunded ei saaksid viga ja ei saaks viga. Vot, jah, see on nagu, sest et palju lihtsam on ju üksin, noh, selles suhtes, et sa ei pea kellegagi arvestama üksinda, aga koos sa saad rohkem tehtud. Lihtsalt peab rohkem arvestama ja see on seda väärt ja see õpetab nagu iseendast, et mis on need sinu asjad, kuidas inimestega suhelda ja mina õppisin sellest Võlutari leivavetsidest küll väga palju iseenda kohta, nii et igatepidi hea, et kõik asjad ju õpetavad. Vot. Jah, mul on kõht väga tühi. Kell on praegu 1:30. Ma ei tea, noh, ma teen mingi rohelise salati endale hea, siukse oliiviõliga. Praegu on niimoodi, et kuna ma olen tõesti nagu väga panen nagu ainult ühte väga kindlat toitu või mingeid seemneid, pähkleid, mitte midagi juurde. Tõesti, mingit kribu ka ei söö nagu rohkemat, kui ainult seda, mis ette kirjutatud on. Ja siis iga maitse on nagu kuidagi eriti suur ja ma nagu mõtlen, ma kunagi ei mõtle mingi oliiviõli peale, aga praegu kui ma vaatan seda, siis ma mõtlen tema peale. Mul on veel mingi hästi hea maitsega, ta on kuskilt minu arust kas Itaaliast toodud nagu maale tooja käest ma sain ja see on nagu nii hea. Ja ma teen sellest värki nii maitsvaks, kui see on võimalik nende vahenditega, mis mul on. Okei, täna on siuke, ma ei tea, ma lihtsalt, võib-olla minu see võti, ma loodan. Ma ei tea ju, mis minust saab, aga ma lihtsalt loodan, et kui ma ei peatu, siis ma jõuan sellega kuhugi, et see, millele ma keskendun, see kasvab ja see esinemine, millele ma keskendun ja see videoblogi, millele ma keskendun, et see kasvab ja sellest saab midagi ja ma saan teha tööd nii, et ma ei pea vaeva nägema, et ma ei pea ennast selles suhtes, mis on vaeva nägemine, eks ju, et kui teha seda, mis meeldib, siis see vaeva nägemine see on nagu tahe seda teha, see on see, et ma tahakski, sest et ma tean, ma olen väga palju tööd teinud, nagu vaeva näinud, aga see on nendega, no näiteks ma mäletan, kui esimestel kordadel tegime Kehad kuumi, ma nägin nii palju vaeva, aga see oli nagu, ma olin öö läbi üleval ja monteerisin seda, sest see oli nii lahe, see meeldis mulle. Ja ma tahan seda teha ja sellele keskenduda ja vabandust, või ma ei vabanda, aga ma nagu, kui ma üldse räägin enda mingist tööjuradest, et see ei ole ju tegelikult üldse vajalik rääkida, või see on nagu mõttetu või teed seda, mida teed ja ongi nagu kõik, et siin ei olegi rohkem midagi seal heietada, et lihtsalt on need otsused ja kui otsus teha, siis on otsus tehtud, ja otsustama peab, sest et kahe vahel pendeldada, see ei ole asi, mida teha. Ja kuidas lõpetada on ka väga oluline, kuidas varasemad töösuhted lõpetada, kuidas varasemad isiklikud suhted lõpetada. Mitte nii, et meili teel ja sõnumiga, vaid et on kokku saamine, on rääkimine, et vaat nüüd on nii. Ja siis saab minna nagu rahulikult edasi. See asi on lõpetatud. Mulle praegu meeldib, et ma selle siia tõin, sest et ma tahaks ka, mul on nagu alati raske otsustada, aga ma arvan, et ma teen nüüd need otsused ära. Ja mul on vaja siis 2 kohast enda elus, kus mul on tegelikult ainukesed sissetulekud. Pean need ära ütlema aga see peab plaan olema, fakk ja mul ei ole plaani ja ma olen võib-olla nii palju praegu kogunud, et ma jõuan selle ajaga plaani välja mõeldud, et suvega ma jõuan plaani välja mõeldud ja ma saan hakkama. Juhu, progress. Nii, kõike kaunist sulle, kõike originaalne. Ja teeme värki ja kui sulle on mulle midagi pakkuda, mis mulle meeldiks, võiks meeldida, siis paku mulle. Ja teeme nii.
ma ei tea, õhtut juhtida või mis iganes, ma nagu, kus ma lihtsalt olen rääkija ja esineja, ma teen seda hästi, onju. Okei, tublid, siis õnnitlused minu tiimile selle diplomi. Ma võtan kahjuks need reketid ja need värvid endale, aga kui keegi tahab neid medaleid, siis neid võib küll nagu võtta minu tiimist keegi, kes soovib. Minu nime ei ole siin peal, diplomi peal on küll minu nimi, aga mul ei ole nagu nendega väga midagi teha, et kui keegi tahab, siis võtta. Nii. Väga hea. Homseni.